mõelge korraks selle peale, mida me naiste juures kõige enam hindame. Mis on see, mida me naiste juures esimesena tähele paneme? Ma usun, et keegi ei vaidle vastu, kui ma ütlen, et see on välimus. Ehk et naise välimus on mehe jaoks see kõige atraktiivsem osa, millele me alati tähelepanu osutame. Naiste puhul on asi pisut teine. Naised ei vaata esimese asjana välimust. Ja eelmises videos, kus ma rääkisin, mida naised mehe juures hindavad, me juba puudutasime seda teemat, et naiste jaoks on tegelikult palju olulisem selline mehe intellektuaalne potentsiaal, aga mitte selline hariduse vorm, mida meil nii-öelda koolis ja ülikoolis antakse, vaid see on rohkem selline elukogemus ja tunnete mõistmine ning kogu, ütleme, selline maailma tunnetamine ja maailmavaade. Ehk et naised pööravad tähele pisut teistele mehe kvaliteetidele kui ainult välimusele. Ma võin teile seda kinnitada, ma võin seda abet kasvatada ja see ei muuda mind vähem atraktiivsemaks naistega suhtlemisel, sest nemad panevad tähele hoopis teisi asju. Ja nüüd mul on teile selline tähelepanek, millele kõige rohkem naised aega kulutavad. Kui te olete olnud naise mees, siis te teate, et hommikul veedab naine enamuse ajast vannitoas ennast ette valmistades või meikides. Õhtul läheb vähemalt pool tundi, et kõik need meigid maha võtta ja keha ära õlitada ja teha kõik protseduurid. Kõik selleks, et olla ilus. Ehk et iga naine tegelikult kulutab meeletult palju aega sellele, mis on meeste arvates naise juures kõige atraktiivsem. Ehk et see on tegelikult investeering. Naine teadlikult investeerib endasse, et hoida enda välimust atraktiivsena. Siit üks vihje meestele. Kuidas teie investeerite oma aega enda arendamisse, et olla naiste jaoks atraktiivne? Ehk et kui me võtaksime naistelt eeskuju ja iga hommiku pool tundi ja iga õhtu pool tundi investeeriksime endasse, enda arengusse, siis uskuge mind, me oleksime supermehed.